Lahendan siin ekraani peal läbi ülesande töövõikus lehekülg 61. Ülesanne 3.5. Vees lahustati 240 grammi on mass alumiiniumkloriidi. See on alumiinium ja kloor. Kui ise valemit koostad, siis ma soovitan peale panna oksidatsiooniastmed. Alumiinium on +3, kloor on -1. Indeks tuleb siia alumiiniumkloor 3 ning lahus lahjendati 2 kuupdetsimeetrini. See on ruumala vee. Arvutage alumiiniumkloriidi kui ka selle lahustumisel moodustunud joonide molaarsed kontsentratsioonid ehk küsitakse C-d. Ja need siin sulgudes on sul vastused. Ehk siis selle järgi saad kontrollida, kas vastus tuleb õige või ei tule. Esimese asjana kasutame valemit N võrdub M jagatud suure M-iga, et saada kätte moolide arv alumiiniumkloor 3 kohta, see mis käib. Selleks on vaja võtta kõigepealt alumiiniumkloor 3 molaarmass. Selle jaoks vaatad perioodilisuustabelist seda alumist numbrit ja ümardad selle täisarvuks. Alumiiniumil on see 27. Klooril on 35, korrutame 3-ga, sest kloori on siin meil 3 tükki. Ja saame siit 132 grammi mooli kohta. Paneme siia arvu tasemele. Mass oli 240, see peaks tegelikult andmetes olema siin. Juba vähe ruumi. Vee on 2 kuupdetsimeetrit. Ja meie käest küsitakse C-d. Nii, panen siia arvu tasemele 240 grammi. Jagan 132 grammiga mooli kohta. Grammid saab ära taandada. Ja siit tuleb vastuseks 1,82 mooli. Mina soovitan panna sulgudesse ka, et mille kohta see käib. Need on alumiiniumkloor 3 moolid. Ja siis leiame kontsentratsiooni valemist. C võrdub N jagada V-ga, siit kontsentratsiooni. Paneme siia arvu tasemele 1,82 mooli. Jagan 2 kuupdetsimeetriga ehk 2 liitriga. Tuleb siit 0,91 ja siia võid kirjutada suure M-i või jätadki mooli kuupdetsimeetri kohta. Need on nüüd alumiiniumkloor 3 kohta käib see arv. Ehk siis alumiiniumkloor 3 kontsentratsioon on 0,91. Ma kirjutan nüüd siia allapoole, edasi siia vahele rohkem ei mahu. Kui alumiiniumkloor 3 asetada lahusesse, siis tekivad lahusesse alumiinium 3 plussiga joonid ja kloor miinusjoonid. Ja neid on 3 tükki, sest siin all on indeks 3. Me teame selle alumiiniumkloor 3 kontsentratsiooni. See on 0,91 mooli kuupdetsimeetri kohta ehk 0,91 molaarne. Vaatame, mis numbrid siin ees on ehk missugused kordajad. Alumiiniumkloor 3 ees on 1, alumiiniumi ees on ka 1 ehk alumiiniumi kontsentratsioon on täpselt sama. 0,91. Siin on teil 0,90 pandud, aga suurusjärk on sama, nii et järelikult on õige. Ja nüüd, et seda kontsentratsiooni siin leida, selle jaoks võid korrutama selle 3-ga. 3 korda 0,91. Siin peaks see suur M-kabel olema järel, siis on korrektne. Ja meil tuleb siis siia 2,73. Küsitaksegi meie käest seda. See on siis kontsentratsioon kloriidioonide kohta. Küsitakse seda. See on kontsentratsioon alumiinium 3 pluss joonide kohta. Ja küsiti ka seda.
nii, vaatame järgmist Liina ülesannet. Liinale anti ülesanne valmistada 200 milliliitrit. Teise värvi. 200 milliliitrit on ruumala vee. Kaaliumsulfaadi, kaalium ja sulfaat on SO4. SO4 peale läheb -2, kaaliumi peale +1. Kaarekese sisse 2, indeksid 2 ja sulgude taha 1. Lahust kontsentratsiooniga 0,15 mooli. Kontsentratsioon on C. Küsitakse mitu grammi, ehk siis mass on küsimärk. Ja on vaja ka kaaliumi ja sulfaatioonide molaarset kontsentratsiooni, ehk siis C on ka küsimärk. Paneme jälle andmed. V võrdub 200 milliliitrit ehk 200 kuupsentimeetrit ehk 0,2 liitrit. Ehk 0,2 kuupdetsimeetrit. Siis kontsentratsioon on 0,15 mooli liitri kohta. Siia võid järele panna, et see on 0,2 liitrit. Nii, siis küsitakse, et mitu grammi seda kaaliumsulfaati oli vaja ja nende joonide molaarset kontsentratsiooni on ka vaja leida. Nii, siis on meil vaja kõigepealt kasutada seda valemit. N võrdub, teistpidi. Kontsentratsioon võrdub C võrdub N jagada V-ga. Ja me saame siit avaldada N-i. N-i on meil vaja selleks, et me saaksime seda massi ja molaarmassiga valemit kasutada. N võrdub C korda V. 0,15 mooli liitri kohta. Korrutame 0,2 liitriga. Liitrid taanduvad maha ja vastuseks tuleb 0,03 mooli. Ja see on meil kaalium 2 SO4. Ja siis võtame nüüd selle valemi N võrdub M jagada suure M-iga. Selleks on meil kõigepealt vaja seda molaarmassi. Selle leidmiseks kasuta jälle perioodilisustabelit. Kaaliumil on see arv 39, korrutame 2, sest kaaliumi aatomeid on 2. Pluss väävlil on 32. Pluss hapnikul on 16 ja neid on 4 tükki. Ja siit peaks tulema 174 grammi mooli kohta. Jääb ruumi väheks siin. Kirjutan siin allpool edasi. Nüüd ma saan välja arvutada. Nüüd avaldame siit valemist massi. Mass võrdub väike N korda suur M. N on meil 0,03 mooli. Ja korrutame molaarmassiga 174 grammiga mooli kohta. Moolid taanduvad maha. Ja vastuseks tuleb 5,22 grammi. Ja see on kaalium 2 SO4. Üks vastus olemas. Klapib sellega ka, mis siin sulgudes antud on. Ja nüüd kirjutan, et mis juhtub, kui see kaalium 2 SO4 läheb lahusesse. Tekivad kaalium pluss joonid pluss SO4 2 miinusjoonid. Kaalium pluss siit läheb 2, sest siin on indeks 2. Nüüd ma tean selle kontsentratsiooni. See on 0,15 mooli liitri kohta. Siin ees on korda 1.
kaaliumi ees on kordaja 2, järelikult ma pean siin korrutama kontsentratsiooniga 2 läbi. See tuleb 0,3 ja siin on ees kordaja 1, järelikult siia jääb 0,15 molaarne. Ehk siis see on üks vastus veel ja see on üks vastus. Ja üks tabeliülesanne oli veel, ülesanne 3.8. Tabelis on esitatud mõningate Tallinna joogivees leiduvate joonide sisaldused. Kõigepealt on vaja joonide valemeid. Need oleme oma tööviikus siia juba ette kirjutanud. Vesinikkarbonaatjoon on HCO3 miinusega. Kui CO3 jooni laeng on muidu 2 miinus, siis see 1H on plussiga, sellepärast on siin -1. Sulfaatjoon on SO4 2 miinusega. Kaltsium on 2 pluss joonina ja alumiinium on joonina 3 pluss laenguga. Nüüd on vaja saada see sisaldus, mis on siin ühikus kas milligrammi või mikrogrammi liitri kohta, saada ühikusse mool liitri kohta. Selleks on vaja kasutada seda valemit. N võrdub M jagada suure M-iga. Ehk siis see osa, mis on siin mass, see on vaja saada meil moolideks. Ja meil on vaja kõikide nende joonide molaarmassi. 1 pluss 12 pluss 16 korda 3. Tuleb siia 61 grammi mooli kohta. MSO4 2 miinusega. Peaks siia tulema 96 grammi mooli kohta. Arvutused võite igaks juhuks siis üle kontrollida, et ma siin kiiruga teen. M kaltsiumioonil on 40 ja M alumiinium ioonil on 27. 27 grammi mooli kohta. Ja nüüd, et saada siia mooli liitri kohta, on vaja see mass läbi selle valemi siis saada moolideks. Ehk siis ütleme nii, et siin on N1, siin on N2, siin on N3, N4. N1 võrdub see 165 milligrammi on vaja saada grammideks, ehk jagan 1000-ga läbi, tuleb 0,165 grammi, jagan 61 grammiga mooli kohta. Ja vastuseks tuleb siit 0,0027. Ise nüüd valid, kas sa paned siia mooli liitri kohta või paned suure M-i ehk molaarsus. Võin siia vastusega ära kirjutada 0,0027. N2 tuleb siia 0,046 grammi ja jagan 96 grammiga mooli kohta. Grammid lähevad maha ja siia peaks vastus tulema 0,0010 veel 0,00048 molaarne. See on nüüd täpselt samamoodi. Ma tehet ei kirjuta, ma kirjutan siia vastuse, mis mina sain. 0,0017. Ja siin mikro tähendab nüüd, et peab jagama miljoniga. Ehk seda N4 peab arvutama nii 0, liigutan 6 korda koma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ehk koma läheb siia 1, 2, 3, 4, 0 ja siis on 8, 2 ehk siis 3 korda koma siia liigutatud ja 3 korda veel edasi grammi ja jagan selle siis 27-ga. Ja siit tuleb veel väiksem 0,0
0, 0, 0, 0, 5 nulli ja 3, 0, 4, paneme siis 3, 0. loodan, et sellest oli sulle abi.